Et siin on nüüd näha, et nii külmakahjustused kui ka kevadised päikesekahjustused. Et see põõsas on nüüd mul ära lõigatud, on näha roheline. See tuleb ka lõigata ja vaatame, kas siin üldse on midagi. On küll. See on lavendel. Ta on mul siin tegelikult päris tubli, et talle meeldib siin kasvada. Ja ta on ikka, on küll kahjustada kõvasti saanud, aga on ikkagi ellu ärganud. Lii esimene soovitus on mitte liialt kiirustada kehvas seisus taimede väljajuurimisega. Kõik taimed võivad meid üllatada meeldivalt. Ja küll meil on suvel aega teda juurida, kui ta tõesti ei suuda kuidagigi toibuda. Aga iga taime eesmärk on iga hinna eest elada ja ta annab endast kõik, et uuesti ellu ärgata. Ja siit tuleb ka päris ilus. Vot siin on nüüd näha, et see kahjustus on olnud väiksem, et oksatipud on rohelised juba. Lavendel on üldse selline üks lemmikutest, et ta lõhnab hästi, et kui tema juurde tulla ja teda puudutada, siis see lõhn on kõik tunda. Just need kõrgemad vormid, mis on hästi külmakartlikud. Aga siin on need pojad ka nendel tulemas ja lähme jälle eluga edasi. Et isegi kui need oksad nüüd natukene on kauem aega pügamata, ega ongi hea, et ta ei saa seda otsest valgust kohe. Et siin on nüüd mul salveipõõsad. Ja üks salvei isegi läheb juba õitsema, et vaata, kus kangelane. Ise on siin natukene kahjustada saanud, aga üpris hästi on talve vastu pidanud. Et siit on nüüd täpselt samamoodi, lihtsalt need kuivanud oksad võtan ära, et oleks parem korjata. Kui ta nüüd meil looduses kasvaks, siis ei lõigaks neid kuivanud oksi ju keegi. Aga see on nagu meie enda pärast, et meil oleks nagu parem korjata. Talle meeldib siin põllu peal. Et mul on selline lubjakas muld ja see talle meeldib. Ja isegi siin künka peal, et on küll kuiv ja ei tähenda talle see midagi. Nii lavendlile, salveile, piparrohule ja isopile meeldib kuivas kasvada ja sellisel lubjarikkal. Nii et Otepää künklikul maastikul väga edukalt kasvav taim. Mulle nad väga meeldivad ka. Ja kui nüüd endale taimi istutada, et kõike võib katsetada, mis meeldib kohe seda proovida oma mulda panna. Ja siis on selge ka mõne aja pärast, et kas ta kasvab selles mullas, mis teil on. Ja niimoodi selgubki mõne aja jooksul, et milline taim on teie mulla jaoks. Nii, siin on siis mul iisop. Hästi mõnus, ta juba praegust lõhnab. Ongi, no nuusutage. See põõsas lõhnab kõik. Nii hea. Ja siin on piparrohi ja kumbki ei ole kahjustatud. Siin on neid kuivanud oksi, aga ma jätsin ka nad natuke kõrgemad, et kui külm tuleb, et siis ta võtab ainult need otsad ära. Ja piparrohi on nüüd selline taim, mis ei lase nüüd enda juurde väga umbrohtu, et võrreldes nagu teise kohaga siin sellel põllul, siis siin on nagu umbrohtu palju vähem. Ja et kes nagu umbrohtu ei taha või et üks võimalus ongi umbrohu vältimiseks istutada piparrohi peenrasse ja siis ta võibki olla niimoodi mitmes kohas, et ta peletab ära umbrohu. Ka umbrohu hulgas võib olla mõni tubli ravimtaim.
seepärast soovitab liiga peenrama rohimisel tähelepanelik olla. Et kui on veel väikene lapikene, et siis tasuks kindlasti üle vaadata, et enamjagu peaaegu kõik sobib, et võilill on meile teada tuntud. Et lugesin ka just lugesin, et tema häid omadusi, no ikka fantastiline, et seda õievartki süüa noore taime või noore õiega õievart, et on väga kasulik, puhastab meie organismi ja maksa ja teeb meie vere tugevaks. Põldmünt, et täiesti võib teed teha ja on tal piparmündi maitse on. Siis on siin kohe põldosi, mis on ka ravimtaim ja mis on umbrohuna siin põllul. See on nüüd umbrohi, aga ta on ka ravimtaim. Ja tegelikult on ka täiesti selline arvamus olemas, et need umbrohud, mis siin kõrval on, et need on tegelikult omavahel sõbrad nende taimedega ja nad toetavad üksteist, kuigi meie silmale ja meie kasvatuse järgi on see nagu tegemata töö. Aga looduses ei pruugi üldse nii olla. Et tegelikult on ju eesmärk see, et me saaksime selle saagi, muidugi peab ka olema esteetiliselt ilus vaadata. Aga kas nüüd nii palju umbrohtu on vaja nüüd kõik ära võtta? Jah, see on üks küsimus, mille üle võiks mõelda.